Hea Eesti rahvas! Hommikust saadik oleme saanud internetis valida oma esindajaid mitme tuhande kilomeetri kaugusel asuvasse Europarlamenti. Aga ma usun, et teid, nagu miljoneid teisigi inimesi üle kogu Euroopa, huvitab täna palju rohkem see, et asjad kodus oleksid korras. See on ka minu peamine mure. Vaevalt on Eestis täna peresid, keda majanduskriis üldse ei ole puudutanud. Paljud teist küsivad õigustatult, mis saab edasi? Mida valitsus kavatseb teha, et halvad ajad kiiremini mööduksid? Mille peale võib täna kindel olla? Ärme loo endale illusioone. Elame kriisi ajal, millist maailma majanduses pole olnud viimased 80 aastat. Töökohti jääb vähemaks. Palgatõusu pole lähiajal oodata. Õnnelikud on need, keda tabavad vaid palgakärped. Veidi kergem on vaid neil, kes on siianigi elanud kokkuhoidlikult. Kas üleilmne kriis leeveneb sel või ülejärgmisel aastal? Tunnistagem, et see ei sõltu meie tahtest. Küll sõltub meie tarkusest see, kas tuleme kriisist välja tugevamana, uusi võimalusi nägeva ja väärika rahvana. Milline on valitsuse plaan? Olgem ausad, paljud tahaksid kindlasti küsida hoopis teravamalt. Milline on see valitsus? Valitsust juhtiva erakonna esimehe ja peaministrina tahan teile täna õhtul öelda, et pingeliste läbirääkimiste tulemusena on loodud kõik eeldused selleks, et algaval nädalal saaks Eesti tagasi toimeka enamusvalitsuse. Selle eest tahan tänada kahte erakonda, Isamaa ja Res Publica Liitu ning Rahvaliitu, kel on jätkunud julgust eesootavate erakordselt raskete ja ebapopulaarsete otsuste koormat koos Reformierakonnaga jagada. Uue enamusvalitsuse tegevuskava kuni järgmiste Riigikogu valimisteni on tänaseks koos. Jäänud on veel erakondade volikogud, kes peavad ütlema otsustava sõna Eestit nõrgestava ebakindluse perioodi lõpetamiseks. Kas seda vastasseisu, kuhu endine valitsuskoalitsioon sattus, oleks saanud ära hoida? Ainult määramatuse perioodi pikendamise hinnaga. Tõenäoliselt ka eurost loobumise hinnaga. Eelmine koalitsioon kaotas koostöövõime erinevate põhimõtteliste arusaamade pärast, kuidas edasi liikuda. Põhimõtete pärast pole kellelegi põhjust etteheiteid teha. Meil pole ka õigust väita, et just Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu arusaamad on ainuvõimalikud ja ainuõiged. Aeg näitab. Me ei lase riiki pankrotti. Me üritame kulusid kärpida nii, et Eesti majanduse kasvuväljavaated ei kannataks. Ma kinnitan teile, et võtame kasutusele kõik meie käsutuses olevad vahendid, et leevendada majanduskriisi negatiivseid mõjusid Eesti inimestele. Kaugeltki mitte kõik soovid, mida ma olen valitsusjuhina siiralt esitanud, pole täitunud. Kas sellises olukorras on üldse midagi, millele kodanik saab kindel olla? Jah, on küll. Pensionid. Kõik, kes sirutavad käe pensionide järele, peaksid mõtlema, et keskmine pension Eestis on täna vaid 4783 krooni. Me oleme kokku leppinud, et valitsus pensione ei kärbi. Head Eesti inimesed, tunnustust vapruse eest ei vääri valitsusega erakonnad, vaid teie Eesti rahvas tervikuna, kel on ka kõige raskemas olukorras jätkunud eneseusku, väärikust ja vastutustunnet. Igaüks on püüdnud oma probleemidega kõige kiuste hakkama saada, perekonna abiga, sõprade abiga. Suurema kära ja kaeblemiseta. Üks palve mul teile siiski oleks. Vaatamata mis tahes raskustele, millega te täna silmitsi seisate, või isegi vaatamata sellele, mida te arvate valitsusest või peaministrist, ärge kaugenege oma riigist. See riik on meil ainus. Head eestlased, homse Euroopa kujundajad, paljud teist on kindlasti juba täna valimistel osalenud. Tulge ka teised. Peaministril ei ole üldiselt kohane valimisteks soovitusi anda.
Aga ühe üldisema siiski annaksin. Enne kui valiku teete, mõelge sellele, millega teie esindaja Euroopa Parlamendis järgmised 5 aastat tegelda kavatseb. Kui teie esindaja ainus lootus on tirida Eestist musta pesu Euroopa Parlamenti, siis kõneleb see üksnes selles, et ollakse kaugel Euroopa ja selle parlamendi mõistmisest. Kui aga teie esindajal on midagi öelda Euroopale ja Euroopa paremaks muutmise kohta, siis pole teil ilmselt hiljem põhjust kahetseda. Mis aga kõige tähtsam, osalege neil valimistel. Kindlasti. Head õhtut ja pidagem vastu.